Kui ma korraks juba sellest räägin, siis ma saan ka näidata ressursside vaadet, ehk siis ta on natukene teine vaade kalendrile. Ehk siis põhiaknas on ressursside vaade ja mis ta siis teeb, on see, et ta venitab selle kalendri tegelikult selliseks piklikuks ja see on hästi mugav viis siis nagu erinevate asjade kasutamiseks, et meil on siin olemas, eks ole, isikud nagu töötajad, et selles mõttes, et kes, kus, millal on, kellel on puhkus ja nii edasi. Sealhulgas meil on ka nagu ruumid. Kui ma lähen siin nüüd ajas tagasi natukene, lähme nädalavaatesse. Ehk siis, kuna meil on 4 koosolekuruumi, 3 tegelikult, siis mis hetkel, mis ruum kinni on, millal ma saan endale selle ära kinni panna, et minul on nüüd mingisugune koosolekuruum broneeritud selleks, et keegi teine sinna sisse siis juhuslikult ei tuleks. Et kui me jõuame näiteks ka siis tänasesse, siis nii, võtame klassi. Siis täna on näha, et mul on siin broneeritud kliendihalduse koolitus. Ehk siis keegi samal ajal siia sisse tulla ei saa. Ja see on siis planeeritud sedasi, et mul on tegevus, kus mul on kliendihalduse koolitus. Meil on neid tüüpe on siin päris palju ja klassiruum kui selline on meil lisatud programmi isikuna. Ehk siis selleks, et oleks nagu lihtsam teda vaadata kalendrina, siis me oleme lisanud ta lihtsalt siia isikuna. Ma tean, et osad kliendid on kasutanud seda näiteks tööautode broneerimiseks. Ehk siis, kui on vaja kas siuke pikem sõit või on vaja olla kindel, et mingisugune auto on neile kättesaadav sel hetkel, siis nad on kasutanud seda nii-öelda autot isikuna siis sellises kalendrivaates.